Ma ise ka ei usu, kuhu ma nüüd olen omadega sattunud. Me oleme Riias, Lätis ja vaatame siin 2 päeva ringi, mis atmosfäär siin tänavatel on. Ma olen hetkel vanalinnas, siin on väga ilus. Täna on siis 8. oktoober, meid õnnistati väga ilusa ilmaga. Ma olen täiesti üllatunud juba selles atmosfääris siin. Ja miks just Läti, miks ma siin üldse olen, on see, et ma tahtsin nii väga tulla reisile. Aga mul on ainult nädalavahetus vaba ja 2 päevaga see väga ei jõuagi kaugemale kui Lätti. Nii et selles mõttes me teeme täna täieliku ekskursiooni. Ma hakkasin Lätti tulema juba hommikul kell 7, läks meie bussijaamast buss, kusjuures see buss oli väga mugav. Selles mõttes veits tundus selline lennuki efekt lausa, aga mul oli vist mingid fancy'mad istmed ka. Igatahes väga mõnus oli, ma sain magada bussis, aga ma ei olegi söönud hommikust, nii et võiks minna. Üldiselt on siin linnas väga rahulik ja mingisugust suurt inimeste suminat siin ei ole. Aga Tallinnaga võrreldes, kusjuures mul tekib küll siin selline suurlinna tunne, sest et seda ilusat vanalinna, kesklinna ala on siin tegelikult väga palju ja siin on väga ilusaid maju, mis jällegi on minule suur üllatus. Ma ei teadnud seda. Mul oli hoopis teine ettekujutus Riia kesklinnast. Õhtul on isegi rohkem inimesi minu arust linnas kui päeval oli. Täna laupäeva õhtu ka kindlasti on inimestel mingid plaanid, kes läheb kuhu peole. Minul näiteks plaane tegelikult ei olegi. Ainukene põhiplaan on see, et ma saaksin mingiks kellaajaks õigel ajal turvaliselt oma hotelli, et ma ei jääks pimedasse ekslema. See on minu plaan. Ma hakkasin vahepeal juba ära kaduma, sest et mul ei ole wifit ja ma ei saanud oma seda hotelli aadressi vaadata. Või tähendab, mul on see aadress, aga ma ei saa mapsi panna. Ja siis ma tundsin, et ma lähen natuke paanikasse, sest kohe läheb pimedaks. Ja ühesõnaga siis ikkagi 2 kohalikku aitasid mind. Ja ma nüüd vist lähen õiges suunas. Ja see peaks olema 200 meetri kaugusel, nii et mul läheb hästi. Okei, ma leidsin nüüd hotelli ülesse ja see on nüüd minu elu esimene hotellis ööbimine, mille ma olen ise endale võtnud üksi, nii et saab olema põnev.
üks asi on küll see, et tegelikult ikka 2 päevaga sa ei näe väga palju, et mul ikka aeg on nüüd täiega jookseb eest ära. Pean nüüd minema hommikust sööma, siis veel äkki jõuab midagi vaadata. Ma oleks nii palju tahtnud rohkem, aga vaatame, äkki ma suudan kiirenduse veel peale panna. Ma tahaksin väga süüa, aga mul on gluteeni ja laktoosi talumatus, seega jackpot, mõlemad talumatused korraga ja mul on päris raske olnud siin viimase tunni jooksul leida endale mingi toidukoht. Hästi palju on burgerikohti, hästi palju on mingeid kohvikuid, kus on saia teemad, mida ma ei saa endale lubada kahjuks. Nii et ma jätkan oma otsinguid. Nüüd, kui ma ootan oma seda tagasisõidubussi, siis ma sattusin hoopis teistsugusesse Riiga. Et ma olen siin bussijaama juures turul ja see meenutab väga sellist meie keskturgu ja Lasnamäge, Õismäge, Mustamäge, Pelgulinna lõppu, et selline lihtne. Ja hakkabki minu reis siin vaikselt läbi saama Riias. Väga äge oli. Ma oleksin võinud tulla veel pikemalt, ma tunnen, et ma ei jõudnud enamus kohti isegi vaadata ilmselgelt. Aga ikkagi oli väga äge. Soovitan sul ka tulla ja aitäh, et sa seda videot vaatasid.